Tere tulemast Tallinna Majanduskooli. Tallinna Majanduskool on asutatud 1906. 118 aasta jooksul on kool kandnud 42 nimetust ja läbi ajaloo oleme pakkunud nii kutse- kui kõrgharidust. Alates 2016 oleme pakkunud 5. taseme kutseõpet ja alates selle aasta sügisest tuleb meil uus 4. taseme jätkusuutliku ettevõtluse korraldus rakenduslik keskhariduse õppekava. Meie koolis on umbes 1800 õppijat, üle 30 000 vilistlase ja 240 töötajast on meil 200 õpetajat. Meil on enam kui 1000 praktikapartnerit iga-aastaselt ja 16 tasemeõppe õppekava, erineva pikkusega tasulised täienduskoolitused, Euroopa Sotsiaalfondi programmi tasuta kursused täiskasvanutele ja väga suur sidusus töömaailmaga, ehk siis meie õpetajad on oma valdkonna praktikud. Meil on 3 õppetooli: ärinduse, turunduse ja administratiivtöö. Mina, Anneli Kandelin, olen administratiivtöö õppetooli juht. Miks tulla õppima raamatupidamist? Raamatupidamise eriala valivad reeglina siis õppimiseks inimesed, kes leiavad, et neil on oma igapäevases töös vaja sügavamaid raamatupidamisalaseid teadmisi, kes näevadki siis oma tulevikku ja karjääri raamatupidajana. Kuna see õpe lõpeb 5. taseme kutseeksami sooritamisega, on oluline, et õppijal oleks huvi ka edaspidi tööturul raamatupidamisega tegeleda. Ja raamatupidamine ja finantsvaldkond on laiemalt olnud Tallinna Majanduskoolis üks pikemaajalisi ja vanemaid erialasid, mis on aegade jooksul palju muutunud. Ja loomulikult on sisseastujate ka arvud väga muljetavaldavad. OSKA prognoosi kohaselt püsib arvestusala ja ärinõustamise valdkonna põhikutsealade hõive aastani 2023 suurusjärgus 23,5 000 inimest. Ehk siis valdkonna töötajaskond on pigem vanemaealine ja tööturult lahkujaid nad vajavad asendust. Siin on teile pandud siis ka QR-kood, kus te saate vaadata OSKA nii-öelda raporteid. Aga siis raamatupidamine liigub väga selgelt digitaliseerimise ja automatiseerimise suunas. Ehk siis keskkonnaalased suundumised toovad arvestusala valdkonda jätkusuutlikkuse, aruandluse ja sellealase konsultatsiooni auditeerimise vajaduse. Ehk siis raamatupidajate töömahtu kasvatab tulevikus ka küberturvalisuse ja rahapesu tõkestamise karmistuvad nõuded. Olulised märksõnad, millega peaks eelnevalt siis arvestama, kui teete oma kandideerimisi raamatupidaja erialale. Raamatupidajal on isikuomadused väga tähtsad, ehk siis täpsus, vastutustunne ja analüütiline mõtlemine. Nõutavad oskused, eelnevad arvutioskused, iseseisva kasutaja tasemel, et te mõistaksite keerukaid finantsmudeleid või seadusandlust. Ja loomulikult keeleoskus, sellepärast et kutsestandardi nõue näeb ette, et eesti keel on tasemel B2 ja inglise keel vähemalt B1 tasemel, sest väga palju on ju tegelikult rahvusvahelist koostööd. Uurige ka võtatingimusi, ehk siis need on need, mis aitavad väärtustada teie teadmisi ja oskusi, pädevusi, kui te olete eelnevalt omandanud mõningad varasemad õpingud või teil on töökogemus. Selle võrra saate oma õpiteed teha paindlikumaks. Teise kursuse lõpus toimub siis 5. taseme kutseeksam. Raamatupidaja eriala õppeaeg on meil siis 2 aastat. Õppekava tase on siis 5. taseme kutseõppe, mis on siis keskhariduse baasil. Ja toimub ta sessioonõppena iga 2-3 nädala tagant, kas siis teisipäevast neljapäevani või neljapäevast laupäevani. Vastu võtame 3 õpperühma. Ja õpingute lõpetamise tingimuseks on siis õppekava täitmine nõutud mahus ja pluss kutseeksam. Ehk siis õppekava, kui me räägime 120 EKAP-ist, ehk siis üks EKAP vastab 26 tunnile tööle, ehk siis 1 nädalale õppuri tööle.
ja millesse on siis arvestatud nii kontaktõpe kui ka iseseisev töö. Reeglina on nii, et üks EKAP on meil kuskil 8 akadeemilist tundi kontaktõpet. Lisaks tuleb teil kindlasti praktika ja selle praktikaga peate arvestama, sest ta on üsna suure mahuga. Raamatupidajatel 30 EKAP-it on siis kuskil 20 nädalat praktikat töökeskkonnas. Ja on siis ka valikõpingud, kus te siis saate valida 19 EKAP-i väärtuses. Rääkides nüüd tasemeõppe õppekorralduse eeskirjast. Sessioonid on siis kas 1 või 2 korda kuus ja kontaktõpe toimub siis ajavahemikul 8:30 kuni 20:40. Samas see kontaktõpe võib olla ka e-õppena. Ehk siis peate arvestama, et järjest enam kasutame me oma õppes ka e-õpet ja vastavalt teema sisule siis saamegi seda teha. Õpingute lõpetamiseks on vajalik siis õppetööst aktiivselt osa võtta ja sooritada õppeaine õpiväljundite saavutamine lävendi tasemel, hindele arvestatud. Ja arvestuse pääsemiseks peab õppija täitma õpetaja kehtestatud arvestuse, eelduse või täiendava tingimuse. Õppekava mooduleid on 5 põhiõpingutes. On siis õpitee ja töö muutuvas keskkonnas, ettevõtlusõpe, finantsarvestus, maksuarvestus ja juhtimisarvestus. Lisaks siis eraldi on praktikamoodul ja valikõpingute moodul. Vaatame neid mooduleid teemade kaupa. Õpitee moodulis vaatate siis nii-öelda individuaalset õpiteed, enesearengut, vaatate organisatsiooni ja keskkonna mõistmist, kus siis tulevad ka ESG põhimõisted sisse ja on väärtusloome ja panustamine, mille raames toimub siis üks suur päevane ettevõtluspäev. Teises moodulis on teil siis ettevõtluskeskkond, mis on siis 16 EKAP-it. Ja siin on juba 9 teemat, mis läbi 2 aasta, võib-olla 1 aastal, 2 aastal võivad teil kesta. Nii et see sõltub juba nii-öelda teemast ja teema suurusest. Kolmandas moodulis, mis on siis erialamoodul ja millega minnakse kutseeksamile, on siis finantsarvestus, majandustarkvara rakendamine, tööõigus ja töötasuarvestus. 4. moodul on meil ainult maksuarvestus, 12 EKAP-it. Ja 5. moodul juhtimisarvestus, kus me siis vaatame kuluarvestust, eelarvestamist ja finantsaruannete analüüsi. 6. moodul on siis praktika, kokku 30 EKAP-it. Ja siin võib tähele panna, et tegelikult on ta 2 ossa jagatud. Ehk siis praktika 1 on veidi väiksem ja see algab meil 1. aastal, kus siis käite praktika ettevõtte nii-öelda sissejuhatavasse teemasse. Ehk siis 8 EKAP-it ja suurem 22 EKAP-it praktika toimub siis 2. aastal, kui te olete juba nii-öelda suurema teadmise endale raamatupidamisest alla saanud. 7. moodul on siis valikõpingute moodulid ja kokku on teda siis nii, et 1. aastal tuleb valida 8 EKAP-it ja 2. aastal 11 EKAP-it. Nii et siin on erinevad valikmoodulid ja teil on võimalus nii-öelda grupiga koos valida sellised teemad, mis siis valdavalt grupile sobivad. Oleme lisanud juurde ka uue mooduli sellest aastast. Ehk siis tehisintellekt on tulnud, et meie tööd teha oluliselt lihtsamaks ja selleks on siis 11. teema, tehisintellekti võimalused ja ohud, nii et kindlasti oleme ajaga kaasas käimas. Vastuvõtt 2025-26 õppeaastaks algab meil alates 19. maist ja kestab 20. juulini. Ehk siis hetkel me räägime 5. taseme vastuvõtust. Kooli vastuvõtmiseks peab õppijakandidaat esitama sisseastumisavalduse infosüsteemis SAIS. Ja kui on nõutud muud dokumendid, siis ka need. Ta peab omandama vähemalt keskharidust, valdama eesti keelt tasemel B2 või C1, olenevalt siis nüüd erialast ja vastavalt kutsestandardi nõuetele valdama inglise keelt tasemele B1. Infotehnoloogilisi vahendeid
peab oskama kasutada iseseisva kasutaja tasemel. Ja selleks, et siis kandideerida, on meil sisseastumise test koolis, arvutiklassis. Kandidaadil on lubatud vastuvõtuperioodil kandideerida kuni 2 õppekavale. Ehk siis selle saate sai siis ära märkida kas esimese või teise eelistuse. Kuid õppima asumisel eelnevalt saab siis valida vaid 1 õppekava. Vastuvõtu tingimused on teil QR-koodiga ära näidatud ja saate täpsemalt siis meie dokumentidest selle kohta vaadata või teha siis küsimuse meie juturobotit kodulehel kasutades. Õppima võetakse vastavalt õppekohtade arvule vastuvõtukatsete tulemuste pingerea alusel. Ehk siis ühes õppegrupis võivad koos õppida nii riigieelarveliselt tasuta kui ka tasulisel õppekohtadel õppivad. Kutseõppe 5. taseme esmaõppe vastuvõtukatse koosneb valikvastustega testist, mille tulemuse alusel moodustatakse kandidaatide pingerea järjestus. Olge siis kindlasti ka meie infoväljas, kas selleks on siis Instagram, Facebook, LinkedIn või siis muud kanalid. Ja meie turunduse õppetool teeb väga vahvaid podcaste. Koolimajas on meil raamatukogu, garderoob, söökla. Saate kasutada tasuta psühholoogilist nõustamist, saate kasutada puhketoa või massaažitooli või siis sisehoovis lihtsalt värsket õhku hingata. Kontaktid on olemas meil ka kooli kodulehel, nii et küsige julgelt, kui sisseastumisega tekib teil küsimusi. Tere tulemast Tallinna Majanduskooli! Aitäh!